Putin püüdis Ukrainat murda. Ta ootas, et Kiiev langeb päevadega. Ta ootas, et Ukraina valitsus kukub kokku. Ta ootas, et riik murdub Venemaa sõjalise jõu surve all. Juhtus hoopis vastupidine. Ukraina ei murdunud. Venemaa murdus. Kuigi Moskva alustas suurimat sissetungi Euroopas pärast teist maailmasõda, pole neil õnnestunud vallutada Kiievit ega kukutada Ukraina valitsust ning nad kannatavad jätkuvalt suurte kaotuste, majandusliku surve ja isolatsiooni all. Ukraina on samal ajal tugevamaks saanud, loonud võimsaid liite, ümber kujundanud oma sõjaväge ja muutunud üheks maailma innovaatilisemaks võitlusjõuks. Putin ei osanud ette näha, kui ta 2022. aasta veebruaris andis rohelise tule oma niinimetatud sõjalisele erioperatsioonile. Tollal oli tal selge tegevusplaan ja kindlad ootused selle kohta, kuidas järgnevad päevad, nädalad ja kuud kulgevad. Ta väitis avalikult, et päästab ukrainlasi ja etnilisi venelasi neonatsistliku režiimi eest, kuid tal puudusid usaldusväärsed tõendid. Ta mainis Ukraina idaalade, sealhulgas Donetski ja Luhanski kontrolli alla võtmist. Luurearuanded avastasid, et Kremlil olid hoopis suuremad plaanid. See ei tahtnud hõivata vaid osa, vaid kogu Ukraina. Juba enne sissetungi algust vaatasid Vene Föderaalse julgeolekuteenistuse ehk FSB agendid Kiievis kortereid, valmistades ette oma samme Ukraina valitsuse täielikuks kukutamiseks. Kui riigi president Volodõmõr Zelenski oleks võimult eemaldatud, seaks Kreml ametisse oma nukuvalitsuse. Muutes Ukraina, mis oli vaba ja iseseisev oma saatuse üle otsustav riik, järjekordseks Venemaa vasallriigiks, nagu Valgevene. Paljud arvasid, et Venemaa saavutab oma tahtmise, sest Vene armee tohutu suurus käiks Ukrainale üle jõu. Isegi kui Kiiev suudaks kaitse korraldada, purustataks kindlustused peagi ja Moskva saaks täpselt selle, mida tahab. Lühidalt öeldes pidi Ukraina hävitatama, tükkhaaval purustatama, enne kui see taas kokku pandaks täpselt nii, nagu Vladimir Putin õigeks peab. Venemaa pidi samal ajal võitjana väljuma ja sisenema ajastusse, kus tal oleks suurem võim ja mõju. Siis oli veel Vladimir Putin. Pole kahtlust, et ta nägi oma erilist sõjalist operatsiooni võimalusena kinnistada oma pärandit, jääda ajalukku kui taktikaline geenius ja võib-olla Venemaa kõigi aegade suurim liider. On ilmne, et ta näeb end juba mingisuguse tänapäevase Peeter Suurena ning Ukraina vallutamine kindlustaks lõplikult tema maine kui võib-olla maailma kõige võimsam mees. On tõendeid, et Venemaal võisid olla lisaplaanid, sealhulgas võimalikud sissetungid endistesse Nõukogude vabariikidesse või isegi rünnak NATO vastu, mis on jätkuvalt reaalne võimalus. Aga nüüd, aastaid pärast sissetungi algust, on see selgelt näha. Moskva plaan ei pöördunud lihtsalt nende endi vastu, vaid läks peaaegu igas mõeldavas mõttes dramaatiliselt valesti. Ukraina ei murdunud, selle valitsus ei kukkunud kokku, rahvas ei lehvitanud valget lippu ja riigikaitse ei lagunenud Vene armee rünnakute järel. See ei tähenda, et riik poleks kannatanud. Ukraina on talunud kohutavaid enneolematuid kaotusi. See on vastu pidanud intensiivsele ja pidevale pommitamisele ning droonirünnakutele. See on näinud oma linnade maamunalt pühkimist ja kaotanud Venemaale ligikaudu 20% oma territooriumist. Tema rahvas on olnud jõhkrate sõjakuritegude nagu kohutav Butša veresaun ohver, kus südametud Vene sõdurid tapsid tänavatel süütuid tsiviilisikuid ja piinasid neid. Ukraina pole kunagi alla andnud. Tema rahvas ei alistunud ega tervitanud Vene armee saabumist lillede ja rõõmuhõisetega, nagu mõned Kremli ametnikud rumalalt uskusid. Selle asemel haarasid paljud neist relvad, ühinesid ja kaitsesid oma maad erakordse julgusega. Säistes silmitsi võimaliku genotsiidi ning oma kultuuri, vabaduste ja elulaadi täieliku hävitamisega tõusid nad üles. Nad keeldusid lubamast Venemaal oma riiki alla neelata, riskides oma eluga kodumaa kaitsel. Paljud eksperdid ja analüütikud omistavad Ukraina uskumatut kaitset rahva loomupärasele vastupidavusele. Aga see on väga lihtsustatud ja isegi pealiskaudne viis kokku võtta palju suuremat, sügavamat ja keerulisemat mõistet. Vastupidavus mängis Ukraina kaitsmisel kahtlemata tohutut rolli.
kuid riigi ellujäämine ja vastupanu vajasid enamat. See nõudis tohutut strateegilist planeerimist, hoolikat ressursihaldust, nutikat poliitilist leidlikkust ja sõjalist uuenduslikkust, et see rahvas, mis on oma vaenlasest palju väiksem, suudaks nii edukalt vastu seista ja end kaitsta, nagu ta on teinud. Ukraina on pidanud suutma kiiresti reageerida ja kohaneda sõja poolt tekitatud kriiside ja väljakutsetega. Tal pole olnud ajaluksust ega vabadust veeta päevi ja nädalaid suurte otsuste üle arutledes või võimalikke taktikaid kaaludes. Ta on olnud sunnitud tegutsema peaaegu instinktiivselt. Ja see oli midagi, mida riik õppis väga varakult. Tõepoolest, vaid mõni päev pärast täiemahulise sissetungi algust seisis Ukraina silmitsi karmi ja brutaalse reaalsusega. Tegutse või sure. Ellujäämine nõudis kiirust, selgust ja ühtset juhtimist. Pärast Nõukogude Liidu lagunemist kulutas riik aastakümneid demokraatlike institutsioonide loomisele ja võimu detsentraliseerimisele. Kõik see tuli kõrvale jätta ja kiiresti drastiliselt ümber häälestuda. Otsuseid tuli teha kiirelt, ilma bürokraatia ja liigse asjaajamiseta, sest kaalul olid paljude elud ja Ukraina tulevik. Vene vägede kiire pealetungi ja suuri linnu ähvardavate raketirünnakute tõttu võis iga viivitus, segadus või kõhklus olla saatuslik. Zelenski valitsus muutus hierarhilisemaks, kuid Ukraina ei loobunud demokraatiast. See oli tegelikult ainus viis selle kaitsmiseks. Venemaa lootis, et rünnaku jõud ja kiirus ajavad Ukraina valitsuse kokkuvarisemiseni segadusse või halvavad selle, kuid juhtus vastupidine. Kiievi juhtkond kohanes. See tegi vajalikud muudatused, koondas võimu, tsentraliseeris juhtimise ja koordineeris sõjalisi manöövreid. Kuid see võimu koondumine on tekitanud ka muret demokraatliku järelevalve ja institutsioonide sõltumatuse pärast sõja ajal. Venemaa nägi nõrkust, Ukraina muutis selle tugevuseks. Siis mindi kaugemale. Luues sidemeid uute liitlastega läänes, tugevdati suhteid selliste riikidega nagu USA, Ühendkuningriik, Prantsusmaa, Saksamaa, Skandinaavia riigid, Poola ja teised, saades rahalist, sõjalist ja humanitaarabi mitte ainult ellujäämiseks, vaid ka vaenlasele vastulöögi andmiseks. Ukraina arendas jõuliselt oma kaitsetööstust, kus tekkisid 10 uued ettevõtted, et disainida ja arendada uusi relvi, droone, õhutõrjesüsteeme ja muid vahendeid, millest paljud on osutunud elutähtsaks ja väärtuslikuks Ukraina kaitsmisel ning Venemaa kahjustamisel. Ukraina hakkas samm-sammult looma Euroopa tugevaimat ja hirmuäratavaimat sõjalist jõudu. See poleks pidanud olema võimalik. Ukrainal ei olnud samasugust eelarvet, vahendeid, elavjõudu ega ressursse nagu Euroopa suurriikidel, Prantsusmaal, Saksamaal ja Ühendkuningriigil. Ometi on Ukraina paljude näitajate poolest neist kõigist mööda läinud, protsides kõiki eeldusi ja purustades ootusi ikka ja jälle. Enne sõja algust ei peetud Ukrainat kindlasti mingiks suureks sõjaliseks jõuks ega mainitud selle nime Euroopa tähtsaimate ja mõjukamate riikide aruteludes. Nüüd on Ukraina oluline tegija mitte ainult sõjandusmaailmas, vaid ka globaalsel geopoliitilisel areenil. Kummalisel kombel täitis just Venemaa president Putin Ukraina patriootide ja natsionalistide aastakümnete unistused. Paljud patrioodid soovisid oma riigi ühinemist ja Ukraina rahva ühendamist ühise eesmärgi nimel. Selle palve täitis ka Putin. Enne sõda olid Ukraina rahval, nagu paljudel teistelgi rahvastel maailmas, erinevad seisukohad oma riigi juhtimise, suhete kohta Venemaaga ja oma koha kohta maailmas. Kui sõda algab, ei saa kõrvale jääda. Inimesed peavad pooli valima ja Putin tegi selle Ukraina rahvale väga lihtsaks. Paljudel neist olid sõbrad ja sugulased Venemaal ning nad olid riiki seni positiivselt näinud. Sissetung muutis seda. Venemaa oli äkitselt agressor ja vaenlane. Putini tõttu sai riigist ja rahvast, keda ukrainlased varem austasid, üleöö nendest suurim vaenlane. Ukraina rahvas pani samal ajal suuresti oma erimeelsused kõrvale, ühinedes relvavendade ja õdedena ühise vaenlase vastu. Ukraina tugevnes, samal ajal lagunes Venemaa. Praegu vaatate saadet The Military Show ja kui te pole veel tellinud, siis nüüd on aeg seda teha. Ukraina oleks võinud lihtsalt alla anda ja sattuda Venemaa kontrolli alla.
seda ei juhtunud. Täna on Ukraina maailmas tugevam, võimsam ja inspireerivam kui kunagi varem. Kahjuks on 10 000 selle riigi inimesed selle hetkeni jõudmiseks hukkunud, kuid Ukraina näitab jätkuvalt sama visadust, otsusekindlust, vastupidavust ja kohanemisvõimet, mis on alates 2022. aastast tema hämmastavat tõusu toetanud. Venemaa on samal ajal liikunud vastupidises suunas. Enne sõda peeti Venemaad üheks hirmuäratavaimaks ja võimsaimaks riigiks maailmas. Kõik, isegi maailma võimsaimad sõjalised suurriigid, olid mures sõja võimalikkuse pärast Venemaaga. Paljud kartsid, et kui Putin käsib rünnata, ei suudaks ükski riik talle vastu seista. Nad kujutasid ette, kuidas Venemaa sõjamasin laastab Euroopat, vallutab territooriume ja allutab vaenlased, kus peaaegu lõputu sõdurite, tankide ja soomusmasinate varu osutub ületamatuks. Kuid sõda Ukrainaga on purustanud müüdi Vene vägevusest. On ilmnenud armee nõrkus, juhtide ebakompetentsus ja meeleheide. Kuigi Ukraina on kaotanud palju inimesi, võib öelda, et nad surid eesmärgi nimel. Venemaa on samal ajal kaotanud palju rohkem inimesi ja hinnanguliselt ületanud 1,25 miljoni kaotuse piiri. Sadu tuhandeid sõdureid on lahingutes hukkunud ja paljud on saanud nii raskeid vigastusi, et nad ei saa enam lahinguväljale naasta. Need sõdurid ei surnud suure eesmärgi nimel. Nad ei pannud oma elu kaalule selleks, et Vene väed saavutaksid suuri edusamme, vallutaksid tähtsaid linnu ja liiguksid ajaloolise võidu poole. Graafikud näitavad, et Venemaa kontrollib Ukrainas praegu vaid veidi rohkem maad kui 2022 aastal sõja alguses. Meelgi enam, riigiväed liiguvad nii aeglaselt, et vahetavad kümneid või isegi sadu elusid kõige väiksemate ja mõttetumate maatükkide vastu. See tähendaks, et neil kuluks aastakümneid pingutusi ja kujuteldamatuid kaotusi, et isegi ligi lähedale jõuda kogu riigi vallutamisele. Ka seal, kus Venemaa on koondanud enim vägesid ja olnud kõige agressiivsem, on nende edenemine piinlikult aeglane. Veebruar 2024 kuni jaanuar 2026 liikusid Vene väed Avdiivkast Pokrovskisse ligi 50 kilomeetri. See on umbes 70 meetrit päevas, aeglasem kui liitlasvägede edenemine Soome lahingus esimeses maailmasõjas. Kaasaegse tehnoloogia, taktika ja suure inimressursi eelisega ei saavuta Venemaa isegi sajanditaguseid edusamme. Venemaa rünnakud mujal on olnud veel aeglasemad ja ebaefektiivsed, kandes suuri kaotusi peaaegu ilma territooriumi võiduta. Veelgi enam, isegi kui Venemaal õnnestub, tähendab see tavaliselt vaid ülevõtmist. Mõttetud maatükid, mis on purustatud suurtükitule, tulekahjude, droonide, pommide ja miinide poolt või väikesed mahajäetud asulad, täis rususid ja söestunud suitsavaid hoonejäänuseid. Riik ei saa sõjast midagi, kuid maksab selle jätkumise eest väga kõrget hinda inimkaotustes, majanduses, avalikus arvamuses ja rahvusvahelises maines. Vaatame neid eraldi, alustades inimkaotustest. Venemaa on kandnud suuri kaotusi. See on ületanud mitu verstaposti, kaotades 100 000, siis 200 000, 500 000, miljon sõdurit ja arv kasvab jätkuvalt. Venemaa on Ukraina sõjas kandnud mitu korda rohkem kaotusi kui kõigis teistes sõdades pärast teise maailmasõja lõppu. See hõlmab 2 Tšetšeenia sõda, NSV Liidu 10-aastast sõda Afganistanis ning konflikte Koreas, Ungaris ja Tšehhoslovakkias. Ka kõigi Vene ja Nõukogude sõdurite kaotused nendes konfliktides kahvatuvad Putini armeele põhjustatud kaotuste kõrval. Need kaotused olid mõnda aega dramaatilised, kuid siiski talutavad. Kuigi Venemaa kaotas kuuga 30 000 sõdurit, värbas ta sama palju uusi asemele. Aga see kõik hakkab nüüd muutuma. Viimased raportid näitavad, et Venemaal on üha raskem värvata vajalikke inimesi, et oma kaotusi varjata ja kompenseerida. Nende armee enam ei kasva, vaid hakkab sõja jätkudes hoopis kahanema. Ka majanduse osas on Venemaa surmaspiraalis. Venemaa on kulutanud miljardeid sõjatööstusele, värbamiskampaaniatele, droonitehastele, sõdurite palkadele, hangetele, rakettidele ja arendusprojektidele.
Riik on ammendanud rahvusliku heaolu fondi. See on kannatanud ka lääne sanktsioonide üha laastavamate mõjude all, mis on aja jooksul muutunud ainult karmimaks ja intensiivsemaks. Ka Ukraina on oma osa andnud, kasutades droonisõda, et hävitada kõrge väärtusega sihtmärke üle kogu Venemaa territooriumi, viies riigi kulukasse kütusekriisi, millesse siiani üritab välja tulla. Kõik need probleemid on kuhjunud ja avaldanud enneolematut mõju Venemaa kunagi tugevale majandusele. Moskva elas küll sanktsioonide ja sõja algsed majandusmõjud üle, kuid tunneb nüüd tõelist survet. Välisinvesteeringud on vähenenud, kuna üha vähem riike soovib sõjaõhutaja Putiniga äri teha. Pikaajalised tootlikkuse väljavaated halvenevad riigi kasvava tööjõupuuduse tõttu ning Venemaa SKT kasv on kiiresti langenud peaaegu stagnatsioonini. Lisaks kulutab riik umbes poole oma eelarvest relvajõududele ja kaitselepingutele, mistõttu jääb ta kiiresti maha teistes olulistes valdkondades nagu tehisintellekt ja uued tehnoloogiad. Ka siis, kui sõda imekombel lõpeks, jääks Venemaa teistest suurriikidest maha ja muutuks ajapikku üha ebaolulisemaks. Venemaa majandus on üle 13 korra väiksem kui Ameerika Ühendriikidel ja umbes 8 korda väiksem kui Hiinal. Seega on tal veel palju järele võtta, kui ta tahab taas tõsiselt võetavaks suurriigiks saada. Putini populaarsus Venemaal on pärast sõja algust kiiresti langenud. Kuigi paljudel venelastel on olnud oma presidendi suhtes erinevaid arvamusi tema enam kui 20-aastase võimu jooksul, austas suur osa elanikkonnast teda vähemalt või tundis, et ta on õige mees selle tohutu maa juhtimiseks, mis pole sugugi kadestamisväärne ülesanne. Tema otsus alustada sõda Ukrainaga, mida paljud venelased pidasid vennalikuks ja sõbralikuks naabriks, ning jätkata seda aastast aastasse, vaatamata ränkadele kaotustele ja märkimisväärsete saavutuste puudumisele, on toonud riigis suure meeleolu muutuse. Pärast sõja algust on Venemaalt lahkunud kuni 1 miljon inimest, kellest paljud häbenevad presidendi tegusid. Mõned on isegi haaranud relvad oma kodumaa vastu, asudes ukrainlaste poolele ja toetades nende eesmärki. Nende seas, kes on Venemaale jäänud, on arvamused aeglaselt, kuid kindlalt Kremlile vastu pöördunud ning üha suurem osa inimestest soovib, et võitlus lõpuks lõpeks. Paljud venelased on sõja mõju omal nahal tundnud. Nad on selles konfliktis kaotanud sõpru, naabreid ja pereliikmeid või näinud oma riigi allakäiku ning vabaduste kadumist, kuna neil on piiratud interneti kasutamine ja rahvusvaheline reisimine. Selle asemel, et minna ajalukku 21. sajandi Peeter Suurena, riskib Putin nüüd saada Venemaa ajaloo vihatuimaks valitsejaks. Ta on suutnud ka oma riigi mainet maailmalaval enneolematult vähendada. Võib-olla lootis ta, et teised riigid on liiga hirmul või ülekoormatud, et talle vastu astuda. Suur osa maailmast on Venemaad vältinud, katkestanud diplomaatilised ja ärisuhted, tühistanud impordi ja ekspordi, lõpetanud lepingud ning tugevdanud sidemeid teiste, paremate liitlastega. Isegi need riigid, mis olid ajalooliselt Venemaale kõige lähemal, nagu paljud endised Nõukogude Liidu vabariigid, on talle selja pööranud, jättes Moskvale vaid väikese hulga potentsiaalseid liitlasi, kelle poole pöörduda, sealhulgas Hiina, Iraan ja Põhja-Korea. Kuna kaubandus, investeeringud ja toetus vähenevad, süvenevad riigikriisid veelgi. Kõik Putini unistused haihtusid suitsuna õhku ja tema kõige hullemad õudusunenäod said hoopis teoks. Tema liitlased ja mõju kadusid aeglaselt. Tema rahvas pöördus tema vastu. Tema majandus varises kokku ja koos sellega ka tema pärand. Samal ajal sai Ukraina ühtseks, NATO tugevnes ja maailm märkas üles tõsiasjale, et Venemaa polnudki tegelikult nii hirmus ja tugev, nagu ta alati oli paistnud. Putin saab selles segaduses süüdistada vaid ise ennast. Tema hoidis labidat, tema kaevas selle augu ja nüüd on ta liiga sügaval, et oleks mingit lootust sealt välja ronida. Selles videos saad rohkem teada Venemaa ajaloolistest kaotustest ja sellest, kuidas Putin on sisuliselt saatnud terve põlvkonna mehi surma. Vaata meie üksikasjalikku ülevaadet, kuidas Ukraina valmistub hiiglaslikuks derussifitseerimiskampaaniaks, et ajada vaenlane lõplikult oma territooriumilt välja. Ja lõpuks ära unusta kanalit tellida, et saada rohkem ülevaateid ja analüüse.